Nii, me just alustasime oma vestlust Tõnu Taalimäega, sõiduautotehnikute pädevusvõistluse eestvedajaga selle lausega, et you always have to leave the room, leave the space, et kuna värsked C-finaali muljed peal, siis kuidas, Tõnu, esiteks aitäh tulemast, aitäh, et teed see aasta meie sarja nii sõitjana kui loomulikult ägeda kõrvale challenge'ina kaasa. Kuidas see action oli raja peal? Ai meeletunu, ega siin actionit on kõvasti, et kui sa oled korra võidu sõitnud kas või päriselt nii-öelda siis suurel rajal, siis siin on nii-öelda sellist kõrvaltegevust ka veel lisaks sellele, et tuleb mööda sõita. No kõrvaltegevustest rääkides, et selle aasta üks meie selliseid defineerivamaid momente saab olema see, et me keskendume rohkem sellele ka, et kuidas need masinad üldse rajale saada ja raja valmis teha, ehk siis sellele mehaanika poolele ja seetõttu meil on pagana hea meel, et sa oled sõiduautotehnikute pädevusvõistlusega see aasta kaasa tegemas ja siis ka seda challenge'it, et räägi paari sõnaga, et kuidas sul üldse hakkas see projekt pihta ja mis see selline mission statement alguses oli või kelle idee see üldse oli? No tegelikult sai siin ühe teise kutsevõistluse käigus arutatud kutseõpetajatega, et tegelikult on natuke lahja see asi. Aga kuna ma ise nii-öelda tegeva või endise tegeva autosportlasena olen näinud ja näen ka täna, et ka autospordis on tehnikuid vähe ja mehaanikuid ja autosport ei ole ainult sõitja ja et ainult tema keerab rooli, et see ei ole ainult see, on ju. Et täna, võtame kas või täna siis kardi näite, et sul on üks sõitja ja sul on vähemalt 2 mehaanikut. Et sõitjate kontsentratsioon on alati väiksem kui mehaanikutel. Ja suure töö teevad mehaanikud ära, et sõitja üldse rajale saaks. Et sellepärast me lõimegi sellise koostöövormi autospordiga ja autospordiliiduga. Et siis olekski nagu variant, et kas õpilased saavad minna autoesindusse õli vahetama või on neil nii-öelda motivatsioon minna lõpuni, et WRC või F1. No siin kahtlemata minu arusaamine sõiduautotehnikute pädevusvõistlusest on ka see, et leidmata paremat sõna, et muuta mehaanikuks olemine ka nagu seksikaks selles mõttes, et see on nagu ka see asi, et see pole nagu see behind the scenes asi, et kõik räägivad Max Verstappenist või kõik räägivad Lando Norrisest, vaid nagu, et see on ka nagu äge, et mehaanikutele rohkem fookus teha, et F1 me näeme seda ka, et näiteks Red Bullil on oma staarmehaanik olnud ja niimoodi, et kas see võistlus iseenesest ja need kohapealsed võistlused, see ongi natuke see ka, et see mehaanik nii-öelda staariks muuta? Jaa, kas just staariks, aga selles mõttes, et proovime siis seda teha, et ei tekiks seda arusaama, et kutseharidus või üldse tehnik või siis mehaanik oleks nagu mingi halb amet. Et seda see ei ole ja täna, kui me võtame ka kas või ülikooli staadiumis, et täna oodatakse neid kutsekoolis õppijaid ja lõpetanuid rohkem. Et nendega on lihtsam, kuna nad on juba baashariduse kas siis tehniku või diagnostiku tasemel saanud ja ülikoolis inseneri mõistes on seda oluliselt lihtsam arendada kui gümnaasiumi baasil. Mitte, et gümnaasium halb oleks, aga kindlasti lihtsalt nii on täna. No see just, et seda, kui meil siin D-finalistid meist hoogsalt mööda sõidavad, kui seda just nagu mootorispordiga seostada, et kas siis seda efekti on nagu selles mõttes selgelt näha, et see annab kuidagi kogu selle elukutse valimisele sellise lisa nagu boost'i juurde, et inimestele tekib see huvi kuidagi konkreetsemalt rohkem kirega tullakse peale seda nagu seda elukutset valima põhimõtteliselt. No pigem küll jah, et iga noor tehnikahuviline tavaliselt on ka autospordi või mootorispordi huviline. Ja kui sa seod sellise võistluse ära nii kooli tasemel ja tood ka sinna siis seda autosporti sisse, siis sul on ju 2 vapustavat asju kokku pandud. Et ma usun, et see asi jätkub sellisel see, mis just juhtus oli. Rajal on põnev action, jah. Sul oli ka põnevat actionit? Korra oli ikka. Et see võistlus kui selline, jah, mul oleks kaduma tegelikult, aga... Aga räägimegi sellest võistlusest kui sellisest, et see on, toimub ju
võib-olla see video on selleks ajaks juba üleval, aga 20, kui paranda mind nüüd 29-30 aprill. Just nii, 29-30 aprill Kehala autospordikompleksis. Ja räägi sellest mastaabist ka või milline on sõiduautotehnikute pädevusvõistluse päev või mida see endast kujutab, mis see väljakutse on, et me rääkisime siin, käisin sulle siis seal Türi kandis Tafi tehases siis Jüri läheb kogu aeg, igatahes käisin seal külas ja siis arutasime seda, et seal on tegelikult neid voore on ju väga palju. Jaa. Meil on, nagu kuupäevad ka mainitud, meil on tegelikult 2 päeva, on ju. Et esimene päev ongi need tehniku ülesanded, kus siis on mootori keti vahetus, pidurite kontroll, ostueelne kontroll siin selja taga oleva auto põhjal, on ju. Meil on teooria ülesanne, mida me tänagi tegime, küll vähe lühendatud variandis, et kui tehnikutel on 9 küsimust, täna meil oli 20. Ja neid ülesandid on veel ja veel, et igasugust vigursõidud ja nii edasi. Teine päev ongi siis meil suunatud autospordile või mootorispordile ja kuna me iga aasta oleme teinud ka selle lahenduse, et me seome ära selle ürituse selle toimumiskohaga, küll kui me täna mõtleme Kehala, siis tuleb esimesena meelde drift või rallikross, on ja. Aga paljud ei teadagi, et see on ka ju väga tähtis ralli osa ja oleme siis seekord sidunud ära ta autoralliga. Ja tänu sellele, et me oleme ta autoralliga ära sidunud, siis me oleme kutsunud ka hulk võidusõitjaid kohale, kes siis oma masinaid näitavad, seal tutvustavad, et eesotsas näiteks Karel Piiroja oma driftiautoga 100% kindel ei ole, 95% on kindel, et meil tuleb Ott Tänaku endine Ford Fiesta WRC. Rally 3 tuleb Light Grey meeskonnast, Crosskart, meil tuleb rahvusliku klassi autosid, et õpilased näeksid, et see tavapärane, vabandust, ma ütlen, et see tavapärane Toyota ei ole see, kus su tase on lõpus. Et sa võid täiesti nagu minna sinna WRC maailma sisse. Arvestades seda, et meil täna WRC hooajast teeb Eesti meeskond kaasa. No see on tõepoolest ju märkimisväärne, et seda pole nagu liiga palju kajastatud, aga WRC näitab veel kasvõi, et järjest rohkem eestlasi on ja kas sõiduautotehnikute pädevusvõistlusel nagu seal koha peal ka, et kui kutsutakse neid sõitjaid ja oma masinaid sellist mõnusat inspiratsiooni andma, et kas seal käib nagu selline teistpidine efekt ka, et sõitjad ja tiimid vaatavad koha pealt, et see on päris nagu hea käega, et äkki võtaks endale nagu fookusesse selle inimese või see pole otseselt selline talent scout selles mõttes. Ühtepidi pigem on. See suur osa ongi sellest, et vaata, ettevõtjana sa tuled sinna kohale, paned nad ülesande näol pinge olukorda, kus neil on ajaline ja oskuslik nii-öelda piirang on ja samas sa näed ju sealt pealt, kui hästi nad sellises olukorras välja tulevad. Et see ongi niisugune ehe näide, et kui sul on rallis 45 minuti servis, sul tuleb piltlikult auto ilma tagasillata, mis teed. Et siis sul ongi 45 minutit aega see korda teha, et auto peab ju välja minema. Et või sama asi, et ringrajas on rattavahetus, mitte rehvivahetus, rattavahetus. Et siis ongi see, et sul mida kiiremini sa teed, seda parema positsiooni või su meeskond lõpuks saada. No see on kahtlemata see tõde, et kuidas mootorisport siis tänava peale niimoodi kandub, ongi see, et olud on maksimumi viimase piiri peale viidud ja siis kui seal midagi töötab, siis see töötab ka tänava kontekstis. Ja kas tulles tänase päeva konteksti, et kuidas, et sellest aastast siis on meil sõiduautotehnikute pädevusvõistluse iga etapi challenge, nüüd esimene challenge on tehtud. Kuidas sa hindad üleüldse Corner 1 avaetapi inimeste pädevust? Keegi oli märkimisväärselt pädev, mina kindlasti pädevate hulgas ei olnud, aga kuidas see mulje jäi, inimesed teavad värki? Üsna keskpärane, arvestades, et kellelegi varba peale ei astu, aga kui tehnikutel on 90 küsimust, meil oli 20, keskmine tulemus oli siuke 14-15 punkti 24 või 3 võimalikust. Peaaegu pool, koolipoisi hinne 3.
no kolm on väga mõnus. Kas oli keegi, kes nagu märkimisväärselt silma ka paistis? Jaa, meil on üks persoon, kes tõesti pani pika puuga teistele. Peale minu muidugi, aga. On meeles, kes ta oli? Tarmo Kreenbaum äkki oli või? Nii, no kui Henri Kreenbaum äkki? Äkki. Okei, no igatahes siis me saame ka ise teada, kes see kõige pädevam inimene on, et saame talt ka küsimusi küsida vajadusel. Aga Tõnu, ma tean, et sul on paar korda maininud, et sul on võistluskaardi taust täitsa olemas, et mis su enda see background üldse on? No tegelikult ma alustasin autospordi teekonda tegelikult üldse automudelispordist, et kes teab nii-öelda puldiautosid, et tegelikult see on suhteliselt niisugune kõrgel tasemel võidusõit, sealt ma omandasin selle, et puldiautos peab täpselt samamoodi autot seadistama, kaaluma, nii-öelda tasakaalu panema. Et sealt sai see alguse, et see võistluskogemus, et seal saab samamoodi, küll sul on pult käes ja vaatad kaugemalt, aga seal samamoodi on pinge. Ja sealt tuli see esmane võistluskogemus, siis tänaseks välja kujunenud RS Parts algusaastatel kandis nime hoopis Ants Racing Team ja siis alustasin sealt oma nii-öelda ringraja teekonda. Tänaseks siis käin vahepeal ringrajalabis ja vahest rallide labis mehaanikutööd tegemas ja nii see on söönud ja kuna sa oled mehaanik, siis me nalja pärast ütleme kõige kiirem võidusõitja mehaanik või kaartilugeja. Tavaliselt kipub nii olema. Et siis on ka siukseid hetki tulnud, kus Mikk on mulle ütlenud, et kuule, et äkki lähed sõidad. Ja siis peab seda ka tegema, eks see on ka siuke kohustus vahest. Ja, et siis on nagu, et okei, ma siis nagu lähen sõidan. Põhimõtteliselt küll jah, et see sama asi oligi, ütleme siis Patsu viimasel etapil, et Mikk ütles, kuule, et äkki viitsid sõita, mul raha ei ole. No aga äkki ikka saad, no siis lõpuks ikka leiad selle raha ja lähed sõidad ära selle, et see on raha versus kogemus, ikka valid kogemusena. Ikka valid kogemuse ja ikka valid ka pädevuse, et suur aitäh, et olete toonud siin seda pädevust ja kindlasti loodetavasti näeme ka pädevuse suurenemist meie etappidel ning ega muud. Tõnus, suured tänud sulle, ülikena oli sind rajal ka näha, plaanid veel etappidel Raja Actionis ka osaleda? Ma arvan, ma teen see aasta kõik kaasa. Imeline, nii et siin on igal rindel põnevust ja Corner 1 etappidel sõiduautotehnikute pädevusvõistluse challenge käib punktiarvestusega, tulge kindlasti võtma, saab hooaja lõpus auhinna ka ja 29.30 juba siis Kehalas sõiduautotehnikute pädevusvõistlus saab olema äge, katsume ise ka kohal olla. Tõnu, suur aitäh sulle!